kuule Andrei, kuule Kristo, et olge nüüd täna fannid, mega äge, tõmmake rahvas käima, eks ju. Et kui sa näed nagu päris elus seda laivis, sul on siuke tunne, et inimesed lähevad enesetappu tegema. Ja siis viskavad sinise kotiga oma fekaale alla sealt, kes nagu jälgivad neid. Viru, Rävala, Postimaja, full on Insta-pifid. Igal pool jääb kõike, ma leian kiilakaid mehi ja ma leian seksikaid mehi ja mitte vähem seksikaid naisi ja rohkem seksikaid ja et ole, mis kellaks sa käid ka, võib-olla sul seda statistikat veel pole. Kui keegi helistab, sest ma ei viitsi telefoni kaasa kanda, sest need on juba siuksed plaadid põhimõtteliselt. Ma räägin jäge, et kui mina sain sellega hakkama, sorry mehed, siis te saate nagu 100% hakkama. Ongi, vaata elus ongi äge. Vaata, Näe, nendega võrreldes me oleme metslased siin alles. Kas ei ole? Liiga äge oli poisid! Ping, 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 ping. Perfect, me oleme taas kodus Kaif baaris ja meie Kaif käest algab nüüd ja täna on meie külas Katreena Tenno. Tere. Kuidas läheb? Suurepäraselt. Said ilusti siia mere äärde, täna tuiskab natuke, kuigi on september alles. Korralik tornaado oli, ütleme niimoodi. Sa tulid jalgsi nagu? Ma tulin jalgsi, kuule. Teades mind, ma olen ikkagi nagu sportlik inimene ja ei, tõuks on väljaspool arvestust. Ei sõida tõuksiga üldse. Kas see, kui sa oled sportlik inimene, kas siis ei ole niimoodi, et sa võtad ise tõuksi nagu kaela ja siis tuled siia? Jaa, see on isegi nagu päris hea nagu lahendus, aga ei, ma arvan, nii ka mind ei leia. Rahulikult jalutan. Pigem alati jalutad ja autoga ei sõida ja... Jaa, ma müüsin isegi kusjuures paar aastat tagasi oma auto maha. Kuna meil on Kadriorus siis ja töötan kesklinnas, siis mul ei ole vaja autot. Reaalselt. Väga tänapäevane käitumine. No, sul ei olegi siis suurt suvekodu kuskil Viimsi külje all eraldi metsas ranna ääres? On küll suvekodu, aga kuna ma tegelikult olen Võrust pärit, siis mul on Võrus suvekodu. Täpsemalt öeldes Antslas tegelikult. Ja sinna sa jõuad kuidas? Autoga. Mul on peres üks auto olemas, mul endal ei ole. Okei. Okay. Väike vastuolu tekkis korraks. Ja täpselt nagu, mis mõttes. Mida? See oli küll huvitav algus praegu nagu otse kohe lihtsalt taskusse ja räägime mingi väga-väga isiklikest asjadest nagu auto ja nii edasi. Ma tegelikult tahtsin alustada sellega, et rääkida kehadest ja kehade ehitusest ja siis, kui me tutvusime sinuga, ma ei tea, mitu aastat tagasi, siis kui me noored olime, siis mul olid lokis pruunid juuksed. Mis aastast me räägime siin? 1786 umbes. Kas sa siis juba tegelesid ka väga aktiivselt spordiga? Ma nagu väga ei mäleta, sest siis nagu Instagrami ei olnud võib-olla. Jaa, ma räägin, aga tänapäeval ongi nii, et kui inimestel Instagrami pole, siis tundub, et inimene, kas sa üldse nagu elad ka. Et tegelikult, jaa, ma olen terve elu olnud väga sportlik. Et ma arvan, need, kes kõik teavad mind, siis jah, et ei ole nagu varianti, et ma oleks mitte sportlik. Ütleme nii, et ma ei oska nagu elada ilma spordita, et mulle tundub ja see on lapsepõlvest alates. Jaa, et mulle tundub elu sisu tühi, et minu jaoks ei ole nagu niisugust mõtlemist, et mulle ei meeldi sport, ma vihkan sporti või liikumist, sest et sorry, aga meie kehad on loodud liikuma. Poisid jäid praegu väga tõsiseks, sest et mulle tundub, et nad vist väga ei liiguta ennast. Ei, pigem miks ma mõtlikuks on see, et meie kehad on mõeldud liikuma, aga nii palju erinevad arstid ütlevad, et see liikumise on ka mingisugune maksimumpiir, mis on nii-öelda tervislik. Näiteks, kui me räägime mingist professionaalsest spordist, et siis see on nagu arvulage tegelikult. Et nii palju ta liikuma jälle ei ole mõeldud. Jah, et eks siin tulevadki käärid, et ma arvan, et kui inimene tarbib liiga palju alkoholi, me teame, mis on tulemused, kui inimene tarbib liiga palju, ma ei tea, mõnuaineid, joob kohvi liiga palju. Aga kas on nagu spordiga, et kui liiga vähe tarbib, siis on ka halvasti? Jah, just. Spordiga nii, et kui liiga vähe tarbib, siis spordi mõttes on küll halvasti, et kui sa liiga vähe sporti tarbid, on halvasti, liiga vähe alkoholi tarbid, on väga hea. Okay. Jälle mingid käärid, mulle ei meeldi. Et no selles mõttes, tuleme sinu küsimuse juurde tagasi, et ma arvan, et tippsport otse loomulikult on keha hävitav,
sest et ikkagi sa teed kogu aeg, iga päev ja inimesed teevad seda mingi lapsepõlvest alates ju. Jah, et tegelikult respekt, et kui ikkagi loed tippsportlaste autobiograafi raamatuid, siis mõtled küll, et nagu vau. Ja need autobiograafilise raamatuid tavaliselt kirjutatakse mingi 38-aastaselt või? No, sest kõik on juba... Jah, ega tippspordil on ikkagi selles mõttes, et keha on nii loodud, et sa oled mingil hetkel elus nagu väga produktiivne spordi mõttes ka, et me ei tea väga palju, ma arvan, olümpiavõitjaid üle 40-50, et selles mõttes ongi, et sa pead noorena juba alustama, et võtta see iluvõimle ja ma arvan, et kui sa oled juba iluvõimle, siis 16, siis sul on niimoodi, et tšaubaka, et juba liiga vana. Ja, et sa oled juba liiga vana. Et selles mõttes, et noh, ma ei tea, Erki Kas see on siis sellepärast, et keha ei ole nii paindlik enam või liiga palju keha hakkab, ega kui inimene sünnib, siis ta hakkab juba sünnihetkest vananema kogu aeg, et selles mõttes surema. Ei ole niimoodi, ja et nagu põhimõtteliselt kind of surema, ja et selles mõttes tulebki nagu oma keha ikkagi hoida, et sa tunneksid nagu ennast elu lõpuni hästi. Aga ja, no tippsports on nii teine teema, et seal on ikka, see on karm laks. Et samas mul on väga hea meel, et ma ei valinud enda eluks tippsporti. Kas oli oht või? Ei, kindlasti kunagi, ma usun, kui sa noor olid ja mingil hetkel hakkad mõtlema, et mis siis, kui jätkaks edasi. Ma tegin kergejõustikud noorena, et kui oleks nagu järgmisele tasemele läinud. Aga jumal tänatud, et ju mulle meeldis nii palju erinevaid asju, et ma olin nii kaootiline, et ma tahtsin ühte asja ja teist asja. Millega sa oled tegelenud kõige kauem? Kergejõustik. Ehk siis? No umbes 7 aastat, enne seda oli korvpall. Kergejõustikus on ju hästi palju erinevaid alasid. Jaa, ongi palju erinevaid alasid ja kõik, kui sa oled jooks, siis enam-vähem jooksedki, et mina alustasin tõkkejooks, siis läks 400 meetrit ja hiljem kuidagi nagu proovisime pikkamad ka, aga siis tulin juba ära ja hiljem nüüd, ütleme siis, siis kui ma olin 20, siis ma hakkasin rohkem poolmaratone jooksma ja maratone, et see hakkas mulle meeldima. Kui suur vahe on selle, kui sa ütled, et sport on sinu elustiil või asi, milleta sa ei kujuta ette, et sa elaks ja tippspordi vahel? Kas seal on veel nagu tükkmaad, sest noh, ütleme, et sa liigutad ikkagi ennast rohkem ju inimesena kui enamus üldmassist. Nõus. No ma arvan, et see vahe ongi see, et mina ei pea kellegile tõestama enda tulemusi, et kui ma lähen näiteks nagu nii-öelda võistlustele, siis mina võtan ennast kui harrastussportlast, et kui ma lähen poolmaratoni jooksma, siis ma tean, et pole vahet, kas ma jooksen seal tund 10 või tund 30, eks ju, aga kui sa oled ikkagi tippsportlane, kellel on sponsorid ja sa sõltud sellest, mis su tulemus tuleb, et saada kas või pearahasid, kes sul iga kuu maksab seda tulemuste põhjal, siis jah, minu jaoks pole see oluline. Et samamoodi tippspordis sa ikkagi oled niivõrd selle asja sees, et sul ei ole niimoodi, et tead, täna on veits halb olla, et ma tulen tööl, tähendab, ma ei tee trenni. Et ma usun, et nende jaoks ei ole niisugust võimalust, et sa pead tegema seda. Et sa pead kõike jälgima, palju sa kaalud ja nii edasi, et see on karm ju. Ja, et kas sa võtad, et ma nüüd viimase hetkel tutvusingi ühe noore karate tüdrukuga, siis oligi, et tšau trennis, mis teed? Et võtan kaalu alla, et mul on vaja umbes 3 päeva pärast olla 2 kilo kergem. Et nagu sellised asjad on nagu mis ta ongi karmid. Siis istus tund aega saunas? Ei, ta jooksis, aga lihtsalt nagu point ongi see, et no, tippsport on ikka väga, väga karm, et sa pead ikka vaimselt ülitugev olema. Üks siuke pool vandenõuteooriaga küsimus, mis on meil juba ühe korra mingis episoodis olnud. Kas tippsport tähendab dopingut? Seda ma kuskil kuulsin. Ma olen seda väga palju enda jaoks mõelnud, et kuidas sellega on, kuna ma ise ei ole tippsporti teinud, et no, võtame praegu skandaalse Veerpalu, eks ju, et mees kasutas dopingut, aga kus ta tippspordis oli, et ma saan aru siis, kui sa oled Armstrong, eks ju, sa kasutad, sa oled maailma tipp, aga kui sa ei ole maailma tipp ja sa ikka kasutad dopingut, et noh. Mis see point on siis või? Jah, et mis see point nagu on, et ma arvan, et doping ongi see, et inimesed tahavad nagu kergemat teepidi minna, aga mis ma arvan, tavainimene mõtleb, et kui inimene kasutab dopingut, et siis ta on kohe ülikõva, aga sorry, sa pead juba enne dopingu kasutamist olema ülikõva mees või naine või sportlane nii-öelda ja siis sa võtad küll dopingut, aga sa pead ikkagi väga karmi trenni tegema, et see vahe on ikkagi nii väike, et ma ise ka vaatasin filmi Netflixi peal, kus siis
harrastussportlane, rattur, hakkas ka siis tegema dopingut, et näha, et kuhu ta jõuab siis selle dopinguga. Ja me räägime jalgratturist, aga jalgrattureid on nii palju ju raja peal, neid on ju tohutult, ega võidud on ka mingi sajandite sees, et noh, see on nagu ulme, et sa sõidad mingi 100 kilomeetrit ja siis lõpu mingi 2 sekundi jooksul umbes selgitatakse see võitja. Ja siis ma täpselt ei mäleta, Ikarus on selle filmi nimi, nii et ma tõesti soovitan teile ka vaadata, võib-olla inimestele, kes väga spordisõber pole, siis võib-olla see ei paku pinget, aga see on nagu väga skandaalne film ja sellest väga palju räägitakse. Kas te olete kuulnud sellest? Kuulnud olen midagi. Ja, aga minge koju vaadake päriselt, see on nagu väga põnev, et mida tavaharrastaja nii-öelda on valmis siis tegema ja ohverdama, et näha, kuhu ta jõuab. Väga julm oli. Et see on nagu läbi Venemaa ja kõik see doping, et see oli ikkagi väga karm, et see on ikka peitetud saladus selles mõttes. Jaa, et lihtsalt kui sa vaatad kogu seda teemat pealt, siis vahest mul kui üldse mitte sportlasel tekib tunne, et see on osaliselt suur farmakorporatsioonide ja mingi riikide võistlus oma vahel, et kes võtab teist nagu sabast kinni. Ja kelle rohkem raha on, kindlasti Norra koondise on rohkem raha, eks ju, võrdes Eestiga. Ja väga karm, mis ma ise olen selle peale väga palju mõelnud, et olümpiasportlast võtame näiteks Kristiina Smikun või kes on Erki Nool või kes on nagu sellised juba aastaid tagasi saanud selle medali. Ehk siis teadus väga palju areneb, nende proovid on kuskil laos laboris olemas, eks ju, ja siis öeldakse, et no nii, ütleme, Andrei, sa oled olümpiavõitja olnud, et davai, et teeme nüüd sinu 20 aastat tagasi oleva labori proovi lahti, eks ju, ja hakkame nüüd uurima, et et selles mõttes, et teadus kogu areneb, et see läheb nagu juba nii hulluks ära ja sportlasena kindlasti väga suur pinge, et kunagi ei tea, võtad mingit nii-öelda vale tabletti, et kus sa võid siis seda dopingut nii-öelda saada ka, et see on niisugune nagu väga ohtlik mäng. 20 aastat tagasi mingid reaalsed tabletid ka, vaata, mis tänapäeval ongi doping. Jah, ala kind of, jah. Siis võtsidki nagu tableti, mis tõmbas terve keha tuimaks, sellepärast, et su pea ei valutaks. Et nagu sama me vanasti rääkisime, et sul polnud Instagrami või polnud olemaski, et kuhu maailm on jõudnud, eks ju, Facebook, kõik, et kõik järjest areneb, et see on päris hull. Ma kuulsin, et Apple pidi olema kell ka välja, mis mõõdab sinu nagu igasuguseid andmeid, mis on ulme. Viimane uudis oli see, hapnikusisaldust. Et mida veel? Ei, päriselt. Me oleme tehnoloogiast ja üldse, näiteks meie valdkondast rääkinud, et kuhu see areneb selle IT ja AI-ga ja kõik see, kuhu sport läheb siis? Kas see on mingi personal tracking? Kuhu need igapäevased tehnoloogiad viivad meid? No ma usungi sellesse, et spordi mõttes ka, et mida tehnoloogia edasi areneb, seda enam tavaharrastajad. Ütleme, võib-olla mina olen rohkem kui tavaharrastaja, aga kus tavainimesed suudavad enda füüsilist ja kindlasti ka vaimset olukorda niivõrd palju nagu paremaks muuta ja et neil on kindlasti, et tavainimene rohkem haritud, et ei ole niimoodi, et nüüd ma lähen sinna, et muidugi ka treenerid arenevad edasi, aga just lihtsalt see, et mis läbi tehnoloogiale on võimeline su keha ka muutma, et nagu praegu, ma arvan, tavaline, et inimesed vaatavad, mitu sammu sa päevas teed, kas kella pealt. See on ka nutikella olemas või? On, aga ma täna võtsin spetsial ära. Ja. Aga et sa kogu vaatad, et palju sul pulss on ja nüüd, need on juba ammu olemas, aga lihtsalt, et mis kõik edasi, kell ütleb sulle, kui mitte isegi kell, joogipudelid, it's time to drink, ehk nagu igat asja. Joogipudel anduri. Ja on olemas, et ta hakkab pärisema laua peal ja nüüd ma räägin sulle, et samamoodi nagu tossud, ma ei tea, võib-olla tossud hakkavad sul vibreerima, et et mine kõnni, aga telefonid ka teevad, või tähendab kellad ju, it's time to move, et minu kell on ühe korra öelnud mulle, it's time to move. Ja ma olin mingi, mida? Mis sa ajad nagu? Magasid tunnikese kauem. Ja umbes. Et selles mõttes, et et ma usun, et läbi tehnoloogia saavad inimesed rohkem harituks, rohkem paremaks, nad saavad oma tervislikku või füüsilist seisundit rohkem jälgida. Et kas või see, sa näeb, mis su hetke pulss on ja võib-olla juba tulevikus, ma ei kujuta ette tõesti, kuhu see välja võib jõuda, et see on nagu väga põnev nagu näha. Pulss, palavik, siis igasugused äpid nagu see Hoia äpp on ju, vaatab mingi kiirkohtingul sinu veregrupi ja kaaslase veregrupi ja siis saadab sulle sõnumi, et doesn't work on ju, ära isegi proovi. Et ära isegi mine sinna teidile, pole mõtet.
aga need on ju olemas, see ongi nii crazy. See on crazy ja see tuli nii kiiresti. Jah, et noh, ma arvan isegi, võib-olla Eesti on nii väike konnatiik, aga minna kuskile Jaapanisse, siis vaatad nagu kas sa oled Jaapanis käinud? My God, ei ole, ma olen vaadanud igast nagu sarju, mõtled nagu, mis seal toimub, nagu, et see on crazy maailm juba. No see ongi crazy maailm. See on see utoopia mingitest sci-fi raamatutest või? No ei, nendega võrreldes me oleme metslased siin alles. Kas ei ole? Käime kiviga, lööme pähkleid puruks siin alles. Nemad teevad seal tehnoloogiat. Rääkides nutikellast, kas sul on lihtsalt mingi fit tracker või sul on nutikell, kuhu tulevad kas sõnumid ja mingid postitused ja nii edasi? Ei ole, mul on see tavaline, mul on Polar, ehk siis sinna ei tule. Kusjuures mul on selle üle väga hea meel, sest ma kogu vaatan inimesi, Apple'il on need, mille tulevad need, tegelikult teistel kelladel on ka juba, minu omal ei tule. Ei, see ongi see, et ma näen, et inimesed on jälle mingi trennis teevad midagi, ei jälle loevad midagi, ehk inimesed ei lase endal nagu olla nagu rahulikult selles hetkes, mis mind ennast veits nagu, mitte veits, vaid väga palju tegelikult häirib, et inimesed on kogu aeg nagu saadaval kõigi jaoks. Et sa lähed trenni, ma ei tea, lähed vetsu, oled poti peal, saada mulle juba nüüd see fail või no mis iganes, eks ju. Et inimesed ei lase, jah. Väike off-top, mitu selfit meil teise telefoni peal on WC selfidest? Mis teed? Et noh, et jah, et see nagu, et kuidagi, isegi kui mul oleks see kell, ma arvan, et ma ei võtaks, et no võtame telefoni näiteks, mul on kõik notificationid välja lülitatud, et ma kunagi ei tea, millal mul meil tuleb mingi sõnume, et ma tahangi, et tol hetkel, kui ma lähen näiteks oma Messengeri, siis ma näen neid kirju. Et jah, ma ei näe, tavaliselt inimesed on niimoodi, et ma olen sulle kirjutanud, ma mingi it doesn't work with me, et sa pead mulle helistama, kui sa mul maja all oled või niimoodi, sest ma ei näe, kuna keegi on mulle kirjutanud. Ja minust ma väga soovitaks inimestele seda, et tehke seda, kui te elate üldse selle päeva üle niimoodi. Et minu arust see on nagu ülihea, sest segavaid faktoreid meie päevas on niivõrd palju, et kui sa suudad, aga see on ülioluline, sest minu jaoks see on nagu, et nagu, come on, et ole kahe jalaga maa peal, et sa ei pea kõigi jaoks kogu saadav olema, et see on jumalast okei. Minu jaoks vist oli see murdepunkt, sest see kelladel saab ka panna selle mitte segada peal, mida mina kasutan, aga mulle meeldib telefoni hoida täiesti vait, eks mulle ei meeldi isegi, kui ta heliseb või noh, mis iganes SMS-id. Siis ainuke hea asi, miks mulle meeldib seda kella kanda on siis, kui sest mulle ei meeldi telefoniga kaasas kanda, siis mulle meeldib telefon koju minnes lihtsalt visata kuskil või kui ma olen tööle, siis ma viskan ta kuskile ja siis ma tean, et ta hakkab värisema, kui keegi helistab reaalselt. Sest muude asjadega ma üldjuhul ei tegele. Kui just vahepeal ma vaatan, et kui tuleb mingi meil sisse, siis ta korraks näitab, et ma vaatan, et aha, ei ole oluline. Et kui ma tean, et keegi saadabki mulle, et kuule, sul on mingi arve maksmata, et siis ma ei ole mingi, ma ei ole 2 päeva telefoni vaadanud, sorry. Et siis nagu sükestel asjad, ma saan natuke silma peale hoida, aga põhiline on see, et ma tunnen, kui keegi helistab, sest ma ei viitsi telefoni kaasas kanda, sest need on juba siuksed plaadid põhimõtteliselt. Ma räägingi, sest inimestel on reaalselt, nagu võtame kas või Instagram, no sorry, aga ma päriselt ei saa sellest aru. Ma tean, et mul enam tuttavatel on see, aga sa paned näiteks ühe pildi üles ja siis see notification annab iga like'i või kommenti peale sulle tükk. Ja siis inimene ütleb, kuule, mul on aku tühis, ma mingi, tänapäeva aku, mu telefon võib kesta 2 päeva kindlasti niimoodi. Ja siis inimesed mingi, mis pole võimalik, ma mingi, näita korraks oma telefoni, siis ma vaatan, kuule, sul isegi kui postimees tuleb uus artikkel, selle peal tuleb ka notification. Tule taevas, ei, no aga päriselt tegelikult, reaalne ju. See on osadel on mingi Delfi, Postimees, veel mingi postianded, siis on Instagrami kõik asjad, Facebooki kõik asjad, siis on Twitter, siis on Tinderist tuleb, kusjuures jumala palju osadele. Ja siis on need videod, minivideotega need. TikTok. Ja TikTokist. Ma ei tea neid nimesid, sorry, mul pole isegi neid äppe alla tõmmatud, sest see on ka üks asi, mida ma juba nägin, et näiteks Snapchat ja TikTok, ei. Vanna proua. Mulle nii meeldib, et isegi kui ma võtaks oma telefoni näiteks. Ja äpp on olemas, aga ma ei olen seda ühe korra lahti teinud ja ei saanud aru, kuidas seda kasutada ja sinna teegi. Et mul on isegi nagu rakendusi, mul pole peaaegu üldse siin telefonis, nagu ma olen täiesti nagu vana inimene. See on äge. Jumala hea, ei, aga mulle meeldibki siuke olla. Minust see on jumala hea, sest et see võtab nii palju aega su elust. Ma kutsuks nagu rahvast üles, et tehke endale üks päev niimoodi, kas või proovige alustada sellest, et kui te lähete
koju, nagu töölt tulete koju, pange oma telefon koridori kappi ja tõmmake seal liuguks kinni lihtsalt, kui sul on liuguksega kapp või mis iganes. MyFitnessi lukuga kinni ja võti alla. Ja siis, kui sa oled voodis, sa võtad telefoni kaasa, paned nagu selle äratuse, eks ju, vähemalt mina teen niimoodi. Proovi, kas sa suudad ühe õhtugi niimoodi. Minul on korteri teises otsas telefon kõige kõvema äratusega, sest ma tean, et hommikul, kui ma jõuan sinna teise korteri otsa, siis ma ei viitsi enam tagasi minna. Nüüd ma olen üleval juba, vaata, nüüd ma ei viitsi enam vähkema minna sinna. Aga ma vist vaatasin, Netflixist tuli uus film välja, mille nimi oli Social Dilemma, vist, kui ma ei eksi praegu. Ja seal on ka hästi palju endiseid sotsiaalmeedia platvormidelt tulnud juhte, kes on tulnud ära sellepärast, et nad on aru saanud, et see äpp loob sõltuvust. Ja nad on tulnud selle enda dilemma pärast sealt ettevõttest ära, sest nad tunnevad, et nad ei suuda nagu selle eesmärgiga ja seal nad mängivad üli hästi välja seda, kuidas nad lihtsalt nagu kasutavad iga võimalust ära, kuidas inimest sellesse keerisesse kogu aeg tagasi täpselt, see ongi nende mõte, kuidas raha saada ju, et sa ka ei tee ju paari selleks, et inimest ei tuleks siia. Peaasi, et see feed oleks lõpmatu. Sest sa tahad, et inimene istuks seal võimalikult palju, et sa saaksid reklaami eest võimalikult palju ja sul on vaja maksimaalselt datat, mida lihtsalt müüa edasi. Sest põhimõtteliselt sul on seal ütles ka üks endine juht, et sotsiaalmeedia platvormidel, nendel, kes on näiteks Facebookil, on varsti nii palju datat isikute kohta, et nad võivad nagu luua eraldi isiksuse juba selle kohta, kui palju nad on õppinud selgeks. Selle kohta, mis valikuid sa teed, kui kaua sa midagi vaatad ja nii edasi. Ja see elektroon isiksus on rohkem sina, kui sa arvad, et sina oled sina. Yeah. Sest ta kindlam. Ei, aga see on jumala tuksis seda aru ja mul on vahepeal niimoodi, et räägid, mõtled, tähendab, kellegi arutad, võtame lambi näite, mingi, et tahaks uut külmkappi näiteks, lambi näide, ja lähen Facebooki vaatan, see ei ole võimalik. Mingi külmkapi reklaamid. Hallo, kosmos, nagu hakkavadki mulle saatma. Ei täitsa tuksis, Täna räägime siin mingeid asju, ma arvan, varsti tuleb mul Facebookis mingid commercialid, mingi asja, aga te pole nii tähele pannud seda või? Mul on kogu aeg niimoodi. Ta oli, aga see oli veel siis, kus sa olid mingi, come on, ei saa olla. See on väga, mul on kogu aeg niimoodi. Või siis laigid mingit, ma ei tea, kodusisustuslehte ja korraga 20 lehte tahab sulle, et pane veel like ja vaata minu asju. Et see on nagu, neil on kõik see ära häkitud, see on väga hull maailm. See on väga lahe, sest me ju oma kodudes ja sõpradega räägime mitte ainult mingi kodusistustusest. No exactly. Neid reklaame ma pole küll näinud veel. Piiks on seal nagu siis telefonis. Ilmselt küll, jah. Mulle küll tundub, jah. Vaesed mehed. Ei tea, kui esimene Apple Watch tuli, me olime naisega mingi wow! Aga piisavalt targad, et mõtlesime, et tellime ühed ja proovime, kuidas nad toimivad. Ta läks närvi 2 päeva pärast, ma läksin närvi sama päev ja müüsime neid maha. Sest ma arvan, et see mingi fit tracker on ju, mis lihtsalt analüüsib sind. See on midagi, mis potentsiaalselt sobib mulle. Kui see fucking pask saadab mulle sõnumeid käe peale, telefoniga mul on võimalus visata seda nurka ja that's it, on ju. Plus Kristo teab, et mul on super kodu, mul ei ole kodus levi. See on hea samas, mingis mõttes. See on mingi täitsa sürna, ta saab ainult rõdu peal rääkida. Seda proovib aega, et mulle helistada. Ei, mul on ka veel paarid tuttaval nii päris hull. Perfekt. Aga siis sellel kellal ei saanud välja lülitada seda, et mida ta saadab sulle või mida mitte või? Tänapäeval sa saad nagu per äpp kõik Kristo, ta läks esimese päevaga nii närvida ja juba viskas katki tegi selle. Ilmselt saab muidugi. See on nagu see tüüp, kes läheb filmi vaatama, vaatab pool filmi ära, tuleb kinost ära, ütleb sitt film oli. Ei, ma piinan ennast lõpuni ära ikkagi. 1 päeva piinasid kellaga, ma mõtlen, et see... Ühesõnaga, pole minu sa ei andnud rohkem võimalust, aga sa ei andnud Apple'ile võimalust väiksele eraisiku ettevõttele. Eraisiku ettevõtte, ma jääsin. Okei. Kas sa oled alati harrastanud vastupidavuse sporti või see oli esimene kord? Ma räägin Ironmanist praegu. Ironmanist sai ka meie viimase 2-3 podcasti #rubriik. Vabandust, Andrei 2 viimase 3 podcasti rubriik. Meil on töö siin keset Ironmani, ma elan siin samas üle tee Kalamaja pargi juures, kus te jooksite ka mööda, on ju.
me naisega vaatasime niimoodi rõdult, mõtlesime, pani mõtlema päris mitu korda. Pigem küll, jah. Muidugi, no jah, vastupidi väga ei saaks olla, ma arvan. Okei, anyway, kas vastupidavus endurance spordiga oled ka alati tegelenud või see on mingi uus teema? No ikka olen tegelenud, jah. Triatloniga ei ole tegelenud. Et triatloni trenne teinud, pea 2 aastat. Ma pidin eelmine aasta tegelikult võistlema juba, aga ma kukkusin enne võistlust 2 nädalat. Ja siis mul oli jalg katki ja ma ei saanud ka lipsotega midagi selga panna ja põletik oli päris karm. Ja siis jäi mul ära, siis ma olin väga kurb, käisin Otepääl võistlusi vaatamas, siis ma niimoodi, ma tulen veel tagasi. Ja siis nüüd see aasta sai tehtud, et lebo. Mikker natuke lähemale. Hästi natuke, jaa, väga. Et jah, ei väga äge, Ironman on siuke, ta on nagu, et vaata sport ei ole ainult nagu füüsiline, eks ju, et üks asi on see võistluspäev, aga mulle just meeldib see teekond spordini või vahet pole, see ei pea sport olema, mis iganes asja juurde. Eesmärgini. Jaa, eesmärgini, et kui sul on nagu just eesmärk, mille nimel töötada. Kas on eesmärk teha magistritöö ära, kas on eesmärk oma baar luua, kas on eesmärk, ma ei tea, oma riieded mingi bränd luua, et just see, et sina tead, kui palju sa oled selle päeva või selle hetke nimel pingutanud ja mitte keegi ei saa seda sinult ära võtta ja nii ongi lihtsalt, et isegi kui ma poleks selle võistlust ära teinud, oleks jälle midagi juhtunud, siis ma ikkagi tean, et ma ainult võitsin sellest, sest ma sain tugevaks ja ma arvan, ma olen elu parimas vormis praegu ja ülihea. Et jah. Is it sold? Lähme koju ära. See vist nagu see mõte through line on põhimõtteliselt üks ja sama ükskõik mis valdkondast sa räägi. Kas sa räägid ärist, isiklikust elust, suhetest, millest iganes. Eesmärk või mitte eesmärk, unistus. Ja. Mis on eesmärgi ja unistuse vahe, eesmärgil on mingi ajaline limiit olemas, unistus on lihtsalt kuskil olemas. Jah, hõljub. Ja siis you're going for it. Jah, et mul oli kuidagi nagu, kui ma selle võistluse ära tegin, siis mul tekkis siuke nagu... Mis aega sa tegid mingi? Sa tegid 70.3. Jah, ehk siis 70.3 on siis poolik, 1,9 ujumist, 90 ratast, poolmaraton ja täispikas on siis topelt kõike. Et no kõik arvasid, alguses inimesed arvasid, ma tegin täispika, siis ma olin niimoodi, kulge vennad, et kõigepealt tuleb poolik ära teha, et üldse näha, mis su keha, kuidas see toimib, kuidas sul on ja siis vaatame edasi. Aga jah, et kui ma selle ära tegin, siis mul oli kuidagi nagu siuke, et mul oli eesmärk, ma täitsin selle siis ja siis mul oli kuidagi nagu siuke nagu, et okei, et no what's next, et kuidagi nagu motivatsioon kadus ära hetkeks, et nagu nüüd ma ei teagi, mis ma edasi teen, nagu et tahaks midagi, et mulle meeldivad siuksed nagu etapid, et sul on kogu aeg mingi eesmärk, et see on nagu lahe, kuidas, või noh, võib-olla see on minu jaoks lahe, et kuidas elu elada, mitte nii, et lihtsalt kogu aeg ainult kulged, vaid et jah, sul on nagu sportlikus mõttes mingi eesmärk. Aga jälle see ei pea ainult sportlikus mõttes eesmärk olema, et see võib ka olla eesmärk, et iga kuu 3 raamatut. Jah. Aga investeerimine või raha kogumine samamoodi, on ju, miks mitte? Kes sent ei korja, see krooni ei saa ja, või eurot ja vastupidi, eks ju? Või ei või? Andrei praegu vaatab. Ma mõtlesin korra krooni. See jällegi petab meie vanust natuke. Uudne, jah. Ei, ma arvan ikka, me oleme väga noored. Ja. Hingelt alati noored. Meil on teisel korrusel arvekaaned. Tähendab, kui sa saad arvet siin teisel korrusel, siis sa saad selle VHS kasseti sees, on ju. Ja siis poisid meie juhatajad rääkisid, kuidas siin oli üks influencerite laud. Aha. Veits nooremad tüübid ja tüdrukud ja siis tegid siin alkoholivaba kokteile ja tegid pilte hästi palju ja nii edasi. Ja siis palusid arvet. Siis keegi meie omadest tõi seda VHS kasseti neile lauda ja nad olid mingi, wow, mis asi see on? Aga kuskil ju tehti ka selles Elleni show's tehti ju testnoortega. Ja näidati mingi diskette ja... No see, neile anti reaalselt telefoniraamat ja öeldi, helista Katrina Tennole. Yeah. Tüübid olid mingi... What? Nad ei saa mitte midagi aru, kuidas see käib. Ja siis teine oli, anti see nagu map, nagu millega, noh, lähed road tripi maala. Ei, see oli tuksis.
Nad olid reaalselt nagu täis tuksis ja ma olin niimoodi, et isegi nime järgi nad ei osanud üles otsida, ma olin niimoodi, mis asja? No sa ei saa ju raamatus öelda. Aga kas te mäletate seda, kui sa reaalselt läksid, oled kuskil, ma ei tea, võtame, sa oled Vietnamis, sul on see map ja sa pead nagu otsima, kas te kujutate ette seda või? Ma mäletan seda, aga nagu holy moly. No muidugi sai, igal pool sai käidud. Aga hull, mis tänapäeval, piu-piu, kohal. Piu-piu kohal. Julm ju. Anna veel 10-aastased telepordime samamoodi piu-piu kohal. Kuidas see tehnoloogiate teema ketrab meid täna? Ei tea, rääksime just vastupidavusest, mentaalsest eriti. Minu jaoks, okei, läheme tagasi selle hashtag KFCast Ironman rubriigi juurde, on ju. Teoreetiliselt ma saan aru, et Poola maratoniga ja jalgrattaga mul ei tahaks nagu väga suuri probleeme olla, kui ma harjutan natuke. Aga fucking ujumine. Ma arvan, et ma mingi 200 meetrit basseinis ei tee praegu. See on kusjuures nii põnev. Kas sa olid enne ka hea ujuja, enne triatloni? Ma ütleks nii, et ma arvan, ma olin okei, kuna ma olen lõpetanud kehakultuuri ja magistri ja bakalaureuse ja magistratuuri Tallinna Ülikoolis, siis tähendab, et meil on vähemalt pool aastat ujumisõpe mõlemas selles. Et siis ma olin harrastanud, ma ei tea, mis see õige sõna on, et ma oskasin ujuda enam-vähem, aga ma ei olnud mitte kunagi avavees ujunud. Nagu selles mõttes, et ma olen ujunud, nagu saate aru, kind of nagu ujud konna, eks ju, pea väljas, chillid sõpradega, aga see, et sa lähed nagu avavette ujuma nagu kuskile niimoodi, et jalad põhja ei lähe ja sa lähed nagu keset järve või keset merd, siis minu jaoks oli ka see nagu no-go, et mulle aastaid tagasi mulle väga meeldis triatlon ja nagu see oli nagu kuidagi köitis mind, siis rahvas mingi, et kuule Katrin, et vai, teeme ära selle triatloni. Ma käisin Mont Blanc'i vallutamas ja sealt tuligi ühesõnaga see triatloni pakkumine minule. Ja siis ma olin mingi, et avavesi, et no go, vaata. Ja no, kui te näeks mu esimest videot, mis minust tehti, kui ma avavette läksin, siis ma mõtlesin, ma olin basseinis ujunud, jumal okei oli, lähed avavette. Kõik, ma olin niimoodi, et 5 meetrit, juba hakkasin kiljuma, pidin tagasi tulema, et ongi kõik, et ma ei saagi starti minna. Ja see oli ka umbes see 3. Sa kardad seda, et põhja ei ole? Ei, ma põhja ei karda. No rahvas, minge vette ja pange ujumisprillid ette. Nii. Sa võid siin hommikul võite ka teha. Minge sinna vette, pange pea vee alla lihtsalt. Ja vaadake, mida te näete sealt. No kujutage ette, see on niuke rõve, kas porine või must või roheline. Ja ma olin täiesti šokis, ma olin niimoodi, et okei. Wow, meil siin Nobles ju laipasid. Et see oli nagu väga creepy, aga ma ujun silmad kinni. On ju? Kindlasti on, igal pool ma arvan on neid laipasid asju. Wow. Männikul. No aga ma pidingi seal ujuma ja kõik on neid jutte rääkinud, ma olin niimoodi. Aga see on jälle, selle peale ma ei ole mõelnud. Mille peale? Ma mõtlesin nagu esimene asja, et ma ei saa tehniliselt sellega hakkama. Kõik saavad, vähemalt 1700 inimest oli sel aastal siin Tallinna Ironmanil enam-vähem. Seal on meeskonnad ka sees, ehk meeskonnas on 3 liiget, mis tähendab, et 2 tükki nendest ei ujunud, eks ju. Ehk siis statistikaliselt näitas, et 8 inimest nendest, kes vette läksid, katkestasid ujumises. 8. 8. 8. Ehk mis tähendab statistiliselt üli kõva. Ja tead, kui sa trenni teed, see ongi kõige lahedam, mis mind nagu ka triatloni juures köitis, oligi see, et ma ei osanud ka väga nagu niimoodi avavees ma ei saanud ujuda ja see oli minu jaoks väga jube. Väga jube. Okei, mis peale seda... Iga kord, kui ma panin kalipso selga, läksin ujuma, siis mul oli pulss niimoodi nagu 200 automaatselt, ma kartsin, ma ei saanud nagu ennast nagu vabaks lasta, vaata, sa saaks nagu nautida. Ja see ujumine, või tähendab mitte ujumine, vaid hingamine ka, et välja sisse. Aga näed, ma läksin võistlusele väga enesekindlalt niimoodi, teen ära selle ja oli korras kõik. No nüüd ei ole enam seda hirmu või see hirmu ikka? Ei ole, jah. Sel aastal ma sain alles üle sellest hirmust. Ja kui sa sellest hirmust üle saad, üliäge. Päriselt, see on üliäge, et kui mina sain sellega hakkama, sorry mehed, siis te saate nagu 100% hakkama. Ongi, vaata, elus ongi äge. Vaata,
ma nagu esitaks isegi teile challenge ja kõigile teistele ka võib-olla, kes meid kuulavad, et see on nagu, kas pole mitte nagu äge teha elus mingeid asju, esiteks me saame seda teha, meil pole mingit puuet, et me ei saaks ujuda ja nii edasi, et sa lähed tegema midagi, mida sa ei ole varem kunagi teinud. Kas sa kujutad ette seda või? Ja sa kind of kardad seda, aga sa ikkagi teed selle ära. Et see tunne pärast on haigelt äge, sest rattaseljas me kõik kujutame ette, et me sõidame, jookseme, no aga ujumine just. Vähemalt 200 pluss inimest on mulle kirjutanud. Ma saan aru küll, aga see ujumine siis ma mingi, davai, et ma teeks mingi grupi, kus need kõik inimesed tulevad ja me lihtsalt paneme nad ujuma. Et see on nagu... Mis annab Lesnarist pea ees vette ja let's go. Ja. Aga ei, see on tõesti äge. Okei, kui me räägime avaveest, kuidas sul distantsiga läks? Et seal ju ei ole mingit rida, kus sa saad ujuda ja sa... Jaa, et kui sa oled basseinis, eks sul on see all on nii-öelda joon, eks see oli järgujud. Et kunagi ma ütlesin sõbrannale, et kuule, tee must video, et ma vaatan tehnikat, kuidas käed liiguvad särki-värki, teeb video ära ja ütleb mulle, et jumal hästi sirgelt ujusid, ma mingi what you're talking about, et mul on ju vees on ju see joon, et muidugi ma ujun sirgelt, see mingi, issa, ma isegi selle peale ei suutnud mõelda, et jaa, avavees on see natuke teistmoodi, aga kui sa harjutad, siis see on lihtne, et sa põhimõtteliselt teed, on ju, siis tõstab pea välja ja sa vaatad, et sul on poid, eks ju, sa vaatad poid, siis sa jälle ujud näiteks, no ütleme, mina ujun näiteks 10 tõmmet, siis jälle vaatad, et see on siuke nagu harjutamise asi, see on iga asjaga nii, ega rattasõit, ma polnud ju maanteerattaja kunagi sõitnud ka varem, et see oli minu jaoks ka uus, et see maanteeratas on ka ikkagi teistmoodi rattasõit kui tavaline ratas, sest sul on jalad kinni, kind of, sa pead seda harjutama. Ja see ei ole niimoodi, et vaata, sa sõidad, see ei ole vaata niimoodi, et sa rattaga sõidad, eks ju, ja sa näed kuskil mingit äärekivi, sa mingi on, aga sa pead kohe jala lahti tegema, sest kui sa, sest jumala palju on niimoodi, et kui ma sõitsin ringi, ma käisin hästi palju Järve ja Ülemiste juures, siis seal oli niimoodi, et valgusvoorid on Pärnu maanteel ja siis vaatad, mingi vend tuleb ja siis ta tahab nagu valgusvoori juurest nagu seisma jääda, aga ta unustab ära, et tal kingad on nagu jalas, ehk jalad on kinni ja lihtsalt kukub, ma mingi dude, are you okay? Nagu ma olen seda päris palju näinud, et nagu lihtsalt sa kukudki, et kas sa tead küll, et sa pead jala lahti võtma või sa unustad ära või võtad vale jala lahti ja toetad nagu sellele jalale, mis tegelikult on kinni ja noh, palju asju on seal. Et see on põnev, ma räägin, see triatloni elu on väga põnev. Ma hakanud veel juba nii palju erroreid. Aga sa pead, ja jumal palju erroreid, aga see on tegelikult võib-olla rohkem teoorias tundub keeruline kui praktikas. Võib-olla. Huvitav. Me peame hakkama mõtlema selle peale. Sõbra käest võtnud ühe korra fix jalgratta. Tundus see raske või mis? No esimese posti juures enam ei tundu raske. Ma kukkusin põhimõtteliselt kohe esimesel ristmikul fixiga, sest seal pedaalid käivad kogu aeg. Ja, see on väga hull. Ma ei ole kunagi fixiga sõitnud, mul on kõik rääkinud sellest, aga ma ei ole jumal tänatud vist. Ei, see on põnev. Kukkusin umbes niimoodi. Ei no. Nagu need vennad, kes mu jalgu lahti ei saa, sest tuleb pedaalide küljest. Põhimõtteliselt küll, jah. Ma olen ka kukkunud, ma arvan esimene aasta, kui ma alustasin, ma kukkusin vähemalt 6 korda. Ma olen täiesti hämmingus sellest kõigest. Vaata, et... Andrei just on siin nagu rääkinud, et mõtleks, kurat, peaks äkki minema tegema ära selle Ironmani. Ja nüüd on nagu... Ja nüüd on kogu aeg kõhelnud, on ju, ja nüüd saad siin teise pool laua otsa, mingi tüüp. Ma sain hakkama sellega ja ütle mulle nüüd, et take your shit together, on ju. Ja ma näen, kus Andrei on, ma ei oleks pidanud võib-olla küsima. Vaata, ei no, elus on arvan, kõik et sa saad aru, et kui sa teed sellist tööd nagu meie, võib-olla on su elustiil natukene ebatervislikum kui muidu inimestel. Võib-olla, ei pruugi, aga võib-olla. Unerežiim, toitumisrežiim, vee tarbimine ja muude asjade tarbimine, mis ei ole vesi, on ju. Ja siis suve lõpupoole, täpsemalt siis peale suvepäevi, ma mõtlesin, et see hashtag septembris ei joo teema tundub väga hea. No minu jaoks see hashtag septembris ei joo, see on kuidagi siuke nagu... ma ei tea, võib-olla ma tundun siuke nagu väga ülbe või mingi või mida iganes. Siis mul on nagu see, et ma ei saa aru sellest, et selles mõttes ma saan aru, mis see tähendab, et hashtag septembris ei joo, et ära joo alkoholi, aga nagu, kas on siis nii, et ühel kuul ma ei joo, ja 11 kuud on veel meil aastas üle, et siis iga kuu nagu täiega jooks või?
või inimestel on vaja mingit asja, see on pigem personaalne, vaata. Aga see võiks nagu kogu aeg olla ju, et nagu sa ei pea ju kogu aeg jooma, et see on nagu kuidagi nagu... Jaa, selle personaalsuse all ma mõtlesingi, et kui ma võtan isiklikult ennast näiteks, ma ei saaks öelda, et ma joon rohkem kui inimene, kes ei tööta sellest valdkonnas. Lihtsalt üleüldiselt teadlikult kõigest ära öelda. Kõik igasugustest mõnuainetest, praegu kofeiin on veel teemas ja obviously suhkur ka. Aga see on kuidagi, suhkur küll, aga tuleme selle kohvi juurde korraks nagu lihtsalt siin sisse, siis inimeste arvatud kohvi on kahjulik, ta ei ole kahjulik, ta on kahjulik siis, kui sa jood 12 tassi päevas, kui sa jood juba 5 tassi päevas, aga kui sa jood tass 2-3 päevas, see on okei tegelikult. Et praegu ka üks avalik elu tegelane... Üks halbharimus läks nüüd niimoodi nimekirjast välja. Jah, et selles mõttes, et isegi kui sa ega mina ka harrastussportlasena, treenerina, ma tarbin ka kohvi, et ma ei ütle, et ärge tarbige kohvi, et kohvi on ikkagi nagu erguti ja kui sa oled enne trenni jood kohvi, siis pigem see, kas see mõjub sulle kuidagi või mitte, mina ise ütlen, ma olen kohvi vastu kuidagi nagu, et ma ei tunne seda kick-in, et ma olen võib-olla juba siuke nagu neutraalne kohvi suhtes, et ma lihtsalt pigem joon seda nagu maitse mõttes, aga paljude inimeste jaoks on küll, et joovad juba ühe tassi ära, et nüüd kohe panen vaata, et see on nagu muidugi hea, et enne trenni niuke ergutav laks on pigem soosiv ja isegi kui ta ei mõju sulle nii, et ma nüüd tunnen seda, siis võib-olla isegi nagu vaimu poolest sa ikkagi tead, et ma jõin kohvi ja nüüd ma lähen sinna kükipuuri või pump up the jam, et jah, et pigem tahaks öelda, et ma ei ütleks, et kohvi nüüd nagu halb on. Kohvis ise ei ole, see mida räägitakse, piimakohv on see, mis võib-olla nagu kiiremini muutub kahjulikuks organismi jaoks kui see, kui sa jood lihtsalt musta kohvi. Must kohvi on siuke asi, mida sa võid juua nagu suure määral. Ja muidugi see, et mitte 12 espressot on ju, vaid sa jood ikkagi pikka kohvi. Jah, et aga espressos on ju vähem kofeiini kui tavalises masinakohvis. Kusjuures mina ei teagi seda fakti. See on fakt, sest sul on espresso puhul kokkupuude veega 30 sekki. Okei, selles suhtes küll, jah. Ja sinu rotiga kohviga paned oma lusika sinna ja see tõmbab kofeiini välja järgmised 10 minutit, siis sa oled mingi, ma tegin kohvi endale. Ja see on fucking laks, sest need espresso põhised joogid, mida me siin joome, täpselt samad nagu sa ütlesid, et see on pigem nagu maitse pärast. See, mida ma vahest laupäeviti endale hommikul kodus teen, killer. Aga eks see on iga asjaga, et kas me toome kohvi, suhkur, ma ei tea, liha tarbimine, nii edasi, et iga asi on nagu, ega vee joomine ka, kui sa jood päevas ikkagi nagu 5 liitrit vett, siis ma ei usu ka, et see on nagu sulle hea, et igat asja tasub normide piiris ja et see on ka, et võtad D-vitamiini ja 1 tableti, mitte 5 tükki päevas, eks ju, et iga ületarbimine on halb sinu organismile tegelikult ja nii ongi. Et spordi ületarbimine samamoodi on halb. Ei, me rääkisime sellest septembri joo asjast, et minu jaoks ei ole keeruline mitte juua ega tarbida midagi. Okay. Keeruline oli see, et ma panin endale commitmenti, et ma teen oma keha jaoks iga päev midagi. Ehk siis, kui ma ei tee trenni või mingi füüsilise asju, siis ma teen nii nimetatud sauna sessioone, kui ma hardcore sauna. Ja nüüd 17 päeva sees ja ma tunnen, et see on päris äge. Jah. Ei ma ütlen ausalt ära, et ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes oleks käinud mul trennis, ta isegi ei pea minu juures trennis käima, kes oleks mulle öelnud, mul on rõve olla peale trenni. Selles mõttes, ma saan aru, kui sa endal liiga teinud trenni mõttes, aga et see enesetunne, ei, see ei saa sul, nagu trennil on nii palju positiivseid asju, kas on isegi jalutamine, saun, mis iganes, et neid võibki lugema jääda. Päriselt nagu. See on nagu, kas peale trenni oled sa oma elukaaslasele parim elukaaslane, sõbrale parim sõber, iseendale parim unekaaslane ja nii edasi, et neid asju on tõesti mega palju. Aga uni, sellest me rääkisime Kristoga ka. See on lihtsalt nagu third dimension, fourth dimension. Kas sa tunned nüüd, et sa oled rohkem väsinud ja sul on kergem magama jääda või mis sa silmas pead? Selles suhtes, et tavaliselt, kui ma jään magama mingi 1-2 vahel, siis praegu on
please 11-ni ja ma olen läinud. Et tavaliselt nagu, no, ma ei tea, suvel, eriti siis, kui valgeolisse tuled, kõik magavad kodus, juba loed veel midagi ja mingid ketrad oma mõtteid, mingid sööd, jood veel, on ju. Praegu, kui sa alustad igat hommikut nii, nagu me täna alustasime, on ju, ma räägin, 10:30 oled juba. Andrei, see on sinu elu uus energia, et minu jaoks veits nagu on, minu jaoks on kuidagi nagu see, mis mind ennast võib-olla häirib või ma kõrvalt vaatan, siis inimesed kuidagi nagu lubavad endale nagu, ma ei ütleks, et see on nagu fa-fa, vaid et oi, ma läksin kell 2 magama, et nad tahavad nagu tõestada, et nii hilja, et ma olen jumala kõva vend või naine, on ju, vaid, või et eile oli mega kõva pidu, siis mul on iga kord niimoodi, et mis asja te teete iseendale, et tegelikult järjest rohkem hakatakse rääkima sellest, kuidas inimestel on depressioon, inimesed ei maga, inimesed tarbivad liiga palju kohvi, mõnuaineid, et kuhu me välja jõuame, et ongi niimoodi, et inimene on juba 35, eks ju, ja põmm, juba nagu pool elu oleks maha elatud, näevad välja nagu 50-aastased, eks ju, kotid silme all, väsimatus, lapsed ajavad närvi, mees, naine ajavad närvi, et inimesed on kogu rahul olematud, kogu inimesed töötavad üle, et nad inimesed ei leia iseenda jaoks aega, aga tegelikult kes on kõige olulisem meil? Ainult meie ise ju. On ju. Ma saan aru, et sa võid öelda, et mul on laps, oluline naine, otse loomulikult, ma ei tahaks seda öelda, aga kui sina ise ei ole nagu rahul, sa oled väsinud, sul on kõik muud asjad, siis sa ei saa ka teisele pakkuda endast mitte midagi enam. No selles mõttes, et see ongi nagu tühi kest, eks ju. Et kogu aeg peab ennast laadima, et pigem ma ise olen ka väga töökas inimene ja mul on alati varem vähemalt, ma ütleks tegelikult varem, mul oli väga raske öelda inimestele, et ei, ma ei tule, ma ei tee, ma ei lähe tööle, ma ei tee seda, et ma ei võta trenne juurde, aga mingi hetk ma saingi aru, et issand, ma ise olen nagu iseennast nagu unarusse jätnud ja siis ma hakkasingi iseennast nagu panema aega iseendasse. Ma arvan, et see oli ka üks septembris ei joo triggereid, sest see suvi, mis siin oli. Ja see, ma ainult kujutan ette päris, ma isegi ei kujuta ette, ma päriselt ei kujuta ette. Arutasime Kristoga ka mingi augusti keskpaik umbes, et kuule, millal sa viimati üksi olid? Ja siis oled mingi, okei, no ma olen üksi, kui ma magan. No ma räägin, see on nagu too much, on ju. Teie elu on nii teistsugune. Ma kunagi töötasin Austraalias, kui ma elasin, töötasin ka baaris. Siis ma olin niimoodi, et... Jaa, kas sul on sarnane töö ju? On, agree. Jätame meie tööriistad välja, ehk siis meie pudelid ja sinu handlid, on ju. Aga inimeste keskel, meelelahutus, kõik see, et kõigil oleks lõbus, äge, nad tunneks ennast hästi, sa pead hästi palju ise panustama sellesse, eks ju. Ja jumala õige lause, et ongi inimesed alati küsivad, et kuidas sa teed seda, siis ma et ma ei teagi, et võib-olla meiesugustele entertainment inimestele, võib-olla meil ongi natuke rohkem antud seda energiat kui teistele, et sa peadki kogu aeg olema, niisugune tunne inimesed, et mis kuradi aineid sa tarbid või kuidas sul nii palju energiat on, siis ma et see nagu ongi minus nagu olemas, lihtsalt sa ise oledki selline, et see ei ole niimoodi, et kuule Andrei, kuule Kristo, et olge nüüd täna fannid, mega äge, tõmmake rahvas käima, eks ju, aga see tuleb nagu sinust endast, vaata, et kui ma lähen trenni, et keegi ei saa olla nagu mina annan trenne või keegi ei saa olla nagu sina oled, et meil kõigil on mingi X, Y, mis iganes M-faktor, eks ju, et mis meid teeb nagu võib-olla natuke teistsugusemaks teistest, et see kas sa võid öelda enda kohta, et sa oled ekstravertne inimene? Ma usun küll, jah. Ma arvan küll. Ei või? Pigem ei või? Ei, ma ei tea. Sellepärast ma küsisingi, sest ma olen full introvert. Full, sama. Täitsa. Mina olen ma olen ikka see. Aga see on naljakas, see on tulnud nagu aastatega, kus nagu ma lihtsalt aru saanud, et ei taha üldse rääkida inimestega. Jah, ei, mul nagu pole seda, aga vaata, ma arvan, meil kõigil on, no siis teil on nagu kaks isiksust, mis ma arvan paljudel on, et sul on üks nagu tööinimene ja see image, see sinu oma, ja sa lähed koju, siis sa oled niisugune nagu rahulik. Et mul pigem on isegi nagu 3 isiksust. Wow. Et see on nagu veits nagu imelik, et ma olen nagu tööl siuke nagu siis ma lähen koju, ma olen jumala vait, ma ei viitsi vahepeal rääkidagi.
ja siis on see kolmas, kes on siuke, et nagu ma ei teagi, mis teha tahaks. Et see on niuke nagu see või, siis mul on ka 3. Aga jah, siuke nagu, et meil 2 on kindlasti kõigis peidus, vaata, et siuke, see on siuke. Sest mul kodus mingi 3-4 aastat tagasi oli reaalselt nagu probleemiks see, kui mu abikaasa oli mingi ma näen siin seal ja sa oled mingi showman on ju. Ja siis sa tuled koju mingi grumpy old man on ju. Mis sa arvad, kui palju mulle seda öeldakse kodus? Jah? Ei, päriselt. Grumpy old man. Ma olen praegu niimoodi, et jumal tänatud, ma ei ole see ainukene, kelle nii öeldakse, aga kus kohas, aga kodu on sinu tempel, sinu zen koht, kus sa saad ennast laadida. Et kujuta ette nüüd, sa võid oma abikaasale öelda niimoodi, aga kallis, kas sa kujutad ette, et nüüd ma võtan selle sama, nagu ma kodus olen, siukse nagu, mis iganes, kas on siis nagu sinu boks, kus sa oled või selle, nagu selle nii-öelda selle Andrei viin tööle. No, mis toimub siis? Et see ei toimi, no täpselt ja vastupidi ka mitte, lähed koju mingi naine, mingi lase olla mul. See oli jutuks ammu ja siis ta oli mingi Aga ma arvan, sa oled lihtsalt psycho, on ju. Aga võib-olla inimesed saavad sellest siis aru, kui nad ise pannakse sellise olukorda, et mul on praegu nagu tuttavad, kes on ka treeneriks hakanud. No, oskan nagu lihtsalt treeneri võttes nagu või näitel tuua seda, siis nad mingi, tead, mul on nüüd ka 7 trenni päevas ja see on ikka raske. Et see ongi see, et kui sul on ikka koormus peale antakse, et ela ise, try walking in my shoes ja siis vaatame edasi, vaata, et see on selline, iga asjaga nagu kuidagi crazy. Wow. Mis on kohe järgmine küsimus, millele ma olen mõelnud algusest peale täna. Sa oled, kas MyFitness on kõige suurem Eesti? Jaa, muidugi, otse loomulikult. Klubi võrd? Ma arvan Baltikum isegi. Baltikum, Meil on 51 klubi, Eesti, Läti, Leedu siis. Ja meil on tütarettevõte nii-öelda gym ka, mis on vaata Ülemistel ja seal ja teine on seal Viru tänava juures. Tütarettevõte? Jaa. Okay. Võt. Ja Leedus või Lätis. Sest kui enda oma seda liiga palju teeme lihtsalt ühe nimega juurde veel. Jah, kaif. Mida sa naerad? 5 aasta pärast on meil 4 tütarettevõtet. Kõik on sama lihtsalt tegelikult. Tegelikult on see niimoodi, et meil on nagu erinevad, et üks on nagu kontsept siis MyFitness, teine on gym, et ikkagi nagu erinevad suunad on. Ja mis need erinevad suunad on? Ühel on see, et MyFitness pakub siis rühmatreeninguid, meil on üldse rühmatreeninguid, et gym ei paku rühmatreeninguid, mis veel Gym on jõusaal. Jah, et jõusaal ja gymis ei ole saunasid, MyFitnessi on ka saunad ja osades klubides basseinid ja asjad, et lihtsalt see, et sa lähedki sisse, teenindaid ka pole ja sorry, aga minu jaoks on see müstika, ma iga kord mõtlen, et kuidas see võimalik on, aga kuukaart on 15 eurot kuu. 15 eurot kuu, teil üks kokteel maksab 15 eurot, ma pakun, on ju. Ei maksa nii palju. Aga näide, et tegelikult mõelge, et 15 eurot ja sa võid käia terve kuu otsa selle aga põhimõtteliselt seal ei ole ju kulutusi üldse välja arvatud seadmete hoolduse. Kui sa ütles, et töötajaid väga ei ole. Koristajad, mingid siuksed elementaarsed. Ja ülikõva jõusaal, inventaar on väga-väga tasemel, et ma... Pole kunagi käinud. See tundub täpselt nagu, ma ei tea midagi alasti öelda, aga see tundub täpselt nagu see koht, vaata, mis sa teed, kui sul hakkavad need second hand inventar tekkima, vaata. Sa kogu aeg uuendad nende premier kohtade. Aga ei ole, meil on just vastupidi. See ongi ulme, et ma räägin, kui sa lähed kuskile Euroopasse jõusaaladesse, siis mõtled nagu, mida helli, MyFitness on ülikõva. Kui ma ei töötaks, ma ei ütle seda ainult sellepärast, et ma töötan MyFitnessis, vaid et meil ongi ülikõva kõik. Et inimesed võivad käia erinevates klubides vaadata, meil on väga hea tase, tõesti väga hea. Ma tahtsin küsida tegelikult MyFitnessi demograafiast, mille kohta on meil siin erinevad eelarvamused endal ka tekkinud, et Tallinna klubide vahel on meeletu vahe selles, mis inimesed seal käivad ja see on nii äge. Ja, see on äge. Nii äge, sest näiteks Viru Rävala Postimaja full on Insta-Biffid. Nii. Ja otse loomulikult seal käib inimesed, kes käivad trennis ka. Aga mul kui harrastussportlasel tekib hästi palju küsimusi, miks sa näiteks lähed trenni nagu full on õhtu make-upiga, näiteks. Siis on klubid nagu Kristiina näiteks,
Kristiine elab täitsa teist elu, sest et Kristiine seal on nagu toores raud ja mingi kokku keevitud. Ta on niuke veits nagu natuke, et sinna pole nii palju nagu mitte investeeritud, vaid ta ongi nagu jäädud nii, nagu ta vanasti oli, eks me järjest nagu remondime seda, aga seal on täiesti oma mingi juba 20 aastat samad kliendid, ma arvan. Ma ei tea, kas 20 on võib-olla liialdatud, aga... Jaa, aga see on üüberkoht Kristiine. Ja äge! Ma tunnen Kristiine klubis ennast kõige paremini. Okei, esiteks on sellepärast, et ma olen seal kõige rohkem käinud, kuna me elasime Kristiinas ja nüüd kolisime siia, on ju. Teiseks on see, et kui ma lähen trenni ja mul on mingi suvalised shortsid ja mingi suvalised vanad tossud ja mingi särgis väike auk on ju, siis seal on okei. Aga mujal ei ole okei, Rävelas on isegi tüüpidel selle riietusruumis mingi kombod ja trikood ja värgid, särgid ja selle õlitavad teine teist ja mingi Kas sa täna ka valisid riietust, kui sa mu trenni tulid? Ei, mul on see üks komplekt endiselt, jah. Aha, okei. Ta lihtsalt üritab seda korras hoida enam-vähem. Enam-vähem korras. Ja kui midagi läheb katki, siis läheb Kristiinast sellest. Kas sa oled ka märganud, et erinevates klubides käivad erinevad tüüpi inimesed või ma jään mingit segast praegu? Ei noh, see on ikka huvitav. Come on, Rävala on süke... Ma ei tea, vaata, mina käin Rävalas ja no kuna ma töötan kesklinna klubides Rävala, Postimäes, ma käin põhimõtteliselt seal, see on mu teine kodu nii-öelda, et noh, minu jaoks on see juba nii tavaline, ma näen neid inimesi kogu aeg, ma juba tean täpselt, mis ta eile, kas tal oli eile rinnapäev või jalapäev, põhimõtteliselt kogu aeg näed neid inimesi, ma olen seal veedan nii palju aega, et no kindlasti Insta piffe või kes iganes, kuidas neid nimetada, noh, ma ei tea, võib-olla osad inimesed tuledki nagu lihtsalt trenni, noh, ütleme naised siis, et nad teevad ennast ilusaks. Ma olen ühe korra elus niimoodi olnud, et üks tüdruk käis kogu meigiga, ta oli me enda töötaja veel, aga mitte MyFitnessi ajal ja ta oli admin ja ta läks siis üles sauna, tuli tagasi ja siis ma ütlesin automaatselt nagu tere, siis ta vaatab mulle otsa, Katrina, ma mingi, vabandust, ma olen see, ma mingi issand, ma ei tundnud sind päriselt ära, et vaata mõne inimesega ongi, ta ei oskagi nagu ilma meigita, ta tunneb ennast, ta on nagu alasti siis, et võib-olla see on naistel mingi nagu kaitsemask ees, et nagu ma ei oska nagu kõigi eest rääkida, aga nagu jah, pigem noh, et kõik ei käigi trennis, vaata ainult trenni tegemas. Mina praegu õhku viskasin, see on puht süke paljud küsivad just asju. Väga toores stereotüüp või eelarvamus või Ma arvan, et igas klubis, ma arvan, et isegi Kristiines sa võid leida neid full make-up piffe ja neid auguga vendasid, pluusid, püksid, mis iganes leian ma ka Rävala klubist, et igal pool see klient, kuna varem oli niimoodi, et kui sa elasid Kristiines, vaata klubisi meil on nii palju juurde tekkinud, et vanasti oli nii, et sa olid Kristiine klubiga liitunud ja sina näiteks Rävala klubiga või noh, Rävalat vanasti polnud, siis nüüd on meil MyFitness Plus pakett, mis tähendab, et sa võid igal pool käia, sa lähed Tartusse, lähed Narva, lähed Viljandisse, et kuidagi rahvas on rohkem segunenud ja no ma ei tea, see on niisugune raske küsimus. Ma arvan, et igal pool leiab kõike. Ma leian kiilakaid mehi ja ma leian seksikaid mehi ja mitte vähem seksikaid naisi ja rohkem seksikaid ja et ole, mis kellaaeg sa käid ka, võib-olla sul seda statistikat veel pole, et mul on igasugune statistika, et kes käib hommikul, kes õhtul, kes lõuna ajal, et see on ka täiesti erinev rahvamass. Ma käin ju kas argipäeval hommikuti või siis laupäev, pühapäev, millalgi vaid ei ole. No laupäev, pühapäev on klubides teine süsteem ka, siis seal on ju hullu maja lahti ja kõik, kellel on vaba aega rohkem, tulevad siis saali ja et siis näeb neid inimesi, keda muidu ei näe. Aga muidu on ikkagi püsikliendid, ma päriselt tean täpselt, mis kell enamus inimesed tulevad, see on ulme, sest sa näed neid kogu aeg. Kes ootab ukses enne, kui klubi avatakse ja nii edasi, et see on ikka müstika. Sest üks siuke legendaarne on ju see Reval klubi. Jaa, Reval sporti. Seal on ju ka niimoodi, et käisin seal äkki 2-3 aastat tagasi päris pikalt, peaaegu aasta-poolteist nagu intensiivselt. Siis seal on ka välja kujunenud omas nagu punt, kes saabki kokku. Ja seal nagu mingi 30 pluss matsi, kes lihtsalt nagu, sa tuled sisse ja sa oledki nagu mingi tšau, lähed, aitad kellegi kangi natuke tõsta seal. Üliäge, aga sa, nagu, kui sa tuled, ma mäletan, kui ma esimest või teist korda läksin, ma sain aru sellest, siis sa nagu vaatad seal ringi ja mõtled nagu, et kõik tunnevad üksteist, vaata ja sa oled mingi suvaline vend seal vahel, vaata ära. Revaliga on see ka, et Revalit me räägime ainult ühes klubis, neil on üks klubi. MyFitnessil on
Tallinnas, issand, ma ei teagi enam see statistika, nagu sa ütlesid, Viru, Postimaja, Solaris pluss Rävala, 4 klubi kesklinnas, ehk siis inimesed liiguvad hästi palju ringi, et kui sul oleks ainult üks klubi, mõtleme ainult Rävala klubi, ma arvan, Andrei teaks ka, kes kõik käivad mul Studio X-i trennis, kes käib jõusaalis, et sul ongi ainult üks koht, kus käia, vaata. Et see ongi see, miks nad nii palju ka üksteist teavad, aga neid punte näeb Tallinna klubides ka väga palju. Aga kus sa nüüd käid trennis? Jõhker kogukond ikka. Üheski jõusaalis otsast ei käi. Et pigem ise jooksmas või ma tahaks minna tagasi, ma käisin Ülemistes oli siuke koht nagu Ten Warrior, mis oli siis nagu selle Ninja Warriori raja järgi tehtud. Mida? Kus on, sa ei tea seda või? Ei. Okay. Seal on kus ma elanud olen? Hea küsimus. Ma enda kohta küsin sama vahepeal. Aga seal on põhimõtteliselt nagu siuke hästi analoogselt ehitusrada. Kuidas? No see rada põhimõtteliselt. Ja erinevate takistustega rada, mida sa pead läbima, mille kohta on siis USAs ja Jaapanis siuke hull seriaal üles ma tean kõike seda, ma tean, aga ma ei ole Tallinnas. Aga Ülemistes on siuke koht olemas, siis, kus sa saad treenida selleks ja seal on reaalne rada olemas. Aga mitte Ülemiste keskuses või? Ei, mitte Ülemiste keskuses, ta on selle Victoria Cateringi, Victoria keskus, mis on selle kõrval kohe. Kunagi oli seal SpaceX, kui sa kuulnud oled. Ja siis teine on ronimisministeerium, mis enne oli siis nüüd, enne ta oli täpselt mu maja kõrval, eks seal Sossimäel, nüüd nad on hipodroomi juures. Ja nad kolis ära, kuna see pandi remonti. Ja siis võt sinna hipodroomi juurde ma ei ole nüüd jõudnud, seal muutus ka veel süsteem, et sa saad minna ükskõik millal. Seal on ka autonoomne süsteem täiesti, et seal ei ole inimeste ees sul. Ma tahaks sinna ka veel jõuda. Vaatugi erinevad inimesed on, kes mida teeb, see on nagu lahe. Minu jaoks on siuke ronimine, turnimine ja see on minu jaoks hästi siuke, mis tekitab mul seda tunnet, ma tahaks uuesti ja uuesti no, uuesti siis sa pead sinna Mont Blanc'i minema ronima, kus ma käisin. See minu jaoks jäsega... Las ma arvan, piirid on kinni. Aga ei põne, ma naasist näinud ühe korra seda ninjade rada, väga crazy. Ma tahtsin minna ka, aga ma ei jõudnud lihtsalt. Soovitan, jah, see on päris hea väljakutse. No siis sa pead ikka reaalselt nagu tegema, sest hästi palju, no seal sa pead ikka lõuga jõudma tõmmata ja rikkuma ja kõik need käte hoidmised. Ja seal on treeningud olemas, siis seal need samad treenerid, siis, kes seal koha peal annavad siis vastavaid treeninguid ka, kuidas oma keha ette valmistada, et see ongi hästi palju just vastupidavus. Ei, see on väga julm, see on väga hull trenn. Ülakeha tugevus. Aga hakka siis Netflix vaata saateid, kus need kaljuronijad teevad seda. Crazy. Kas te teate reaalselt, et inimesed ronivad kaljudes, kaljud, vaata, mis on nagu seinad. Sul on nagu väiksed praod. Tüüp on 400 meetri kõrgusel. Et nad panevad nagu sinna auku, ma ei tea, kus neid nimetada, ma ei, nagu nimeliselt ei tea, paned auku üks asja, siis ta nagu läheb nagu niimoodi laiali, vaata. Ja siis sa saad nagu kinni võtta sellest kuidagi kind of, ma ei tea, kuidas, ja nad ronivad seal, kui me Mont Blanc'il nagu ronisin, siis vaatan, et mis kuradi hääled need on siin, nagu suur plats on ju, näed kalju, siis Giid ütleb, et kuule vaadake, et kalju ronijad on seal, siis ma mingi, te teete nalja või? Nagu siit seinast üles, jaa, aga sa pead neid täpikesi otsima niimoodi, sest neil on mingid pluusid, oranž jope või mis iganes, ja sa omavahel midagi arutavad, ma mingi, et kui sa näed nagu päris elus seda laivis, sul on siuke tunne, et inimesed lähevad enesetappu tegema, sest nad ujuvad, lähevad mööda seina üles, nagu konkreetselt seina, mitte nii, et nüüd on siin, võtan nagu kivides kinni. Ja sa mõtled, kuidas 3 kilta ujuda on, need vennad lasevad lihtsalt 4 sotti. Ei, no väga, ei, see on otse üles. See on väga jube. Siukeste pragudega lihtsalt võtad näpu otsa kinni. Ja. Sest see ronimisministeeriumis samamoodi, need lihtsad rajad on lebo. Ja täpselt need. Ja. Hoiad kinni seal. Krabad nagu naise rinnast on. Ja siis on need viimased rajad, kus on need klotsid. Ja siis vennad lähevad sealt üles ja sa lähed, võtad korraks kinni. Kõik lihtsalt, mitte mingisugust haaret ei ole nagu. Ja siis mõtled, kuidas see võimalik lihtsalt on, et see nagu... Ja ma käisin ühe tüübiga, kes nagu on ka aastaid ja aastaid käinud siis nagu ise ronimas ja siis seal ronimisministeeriumis. Ja ta oli ka siuke, et ta nagu näitas ette, vaata, ei lihtsalt, võtad niimoodi kinni ja lähed siit, näed, hoiad ligi ja võtad järgmisest ja... Ja siis sa saad aru, tegelikult mu perse ei ole nii kerge, on ju. No sa pead haiged asju tegema. See gripp, mis sellel tüübil näppudes on, ta võtabki mingi 10 kilose koti niimoodi kinni ja hoiab seda üle. Seal on nii ägeid asju ja nad panevad ju telgi kalju peale, sein, sein. Seda ma olen näinud. Ja siis viskavad sinise kotiga oma fekaale alla sealt, kes nagu jälgivad neid, kes tegid rekordeid. Ja siis nad hüppavad niimoodi, no ma ei tea, ütleme 15 meetrit
sein, ma ütlen seina niimoodi, piu, nad teevad raja endale keegi, ma ei mäleta neid nimesi, ma olen hästi halb selles, ja ta tegi 5 aastat seda missiooni ja jälle läksid sinna ülesse, tegi selle hüppe, üks tegi ära, tahtis sõpra ka teha, sõber ei suutnud hüpet ära teha, siis läksid jälle uuesti seda harjutama kogu aeg niimoodi, ja siis lõpuks nad tegid selle ära, see oli väga haige, nagu, ja siis ühel vennal saagis puid või midagi, siis see põhihaarde sõrm, piu vendlasi otsast ära, ma olin niimoodi, mida? Siis talle öeldi, et nüüd on kõik, vaata, karjäär läbi, siis vend oli niimoodi, oi, ärge ajage mind närvi umbes, et ma treenin ennast maailma kõige paremaks ja tegigi ära selle asja. No ma ei tea selle nime, ma arvan, kui sa paned mingi kaljuronimine või mis iganes, siis sa saad need saated välja, see on, et ühesõnaga jälle vaata, mis me välja loeme, kui põlema läks Kristo nagu selle mägironimise peale või kaljuronimise peale või mis iganes, siis sama nagu keegi räägib, et ma ei suuda ujuda, on ju, et nii 2 eri ala vaata, aga mis kedagi nagu sütitab, et nagu äge on näha seda. Okei, meid 2 sütitas Katreenat. Üks on varsti kuskil kalju otsas. Ja teine ujub. Avamerel lihtsalt, ma jõuan. Kristo mingi hommikul, Andrei, kus sa oled? Andrei, Kristo, kus sa oled? Poole peal, ma jõuan. Ja teine mingi, ma siin teen väikse otsa. Pankrannikul kuskil. Et nagu äge, et nagu leidkegi see, mis teid sütitab ja see ongi äge, see on kaif. See on kaif. Jaa, nii mõnus. All right, aga teeme lõppu väikse tavalise küsitluse selle kohta, et mis plaanid on edasi? Milline 2021 välja näeb? Ma arvan, et sellist aastat nagu 2020 sa ei osanud prognoosidagi eelmine aasta. See oli mõnus aasta, et tõmbab maha selle kalendrisse. Oli, alles september on. No jah, alles september jah, aga see jätkub edasi, et siin nagu väga, ütleme nii, et kõik plaanid praegu, mis siia aastasse on suht cancelis kõigil, kahjuks. Et ma arvan, et see ongi nagu hea aasta, kus tegelikult inimesed, ma vähemalt loodan, mina vähemalt küll, taas ise leidsid ise ennast. Et inimestel oli aega mõelda väljapoole ja sissepoole iseennast ja kõik muud asjad, et näha oma kaaslasi ja oma kalleid inimesi ja pühendada just aega, et nagu ma kuidagi sattusin palju tuttavaid Facebookis, ma väga Facebookis ei scrolli, aga sattusin tema postituse peale, siis ta panigi nagu pika jutu, siis ta kirjutaski, et kui kellelgi on sünnipäev, siis keegi lihtsalt kirjutab palju õnne või HP või mis iganes Facebookis, ütles ka, et sõbrad, et mis asi, HP? Happy birthday. jah, et ei, see oli nagu ma võib-olla ütlesin nimelikult praegu. Palju õnne sünnipäevaks HP. Jah, aga siis ta kirjutaski lõpp, et tegelikult sõbrad, et tore küll saada teie kirju, aga tegelikult nagu, et kinkige mulle enda aega. Tähelepanu. Et siis tähelepanu, et pigem võib-olla ongi see, et leidke oma sõbrad üles ja kutsuge nad kas baari, restorani, kuhu iganes kohvikusse istuma ja rääkige lihtsalt inimestega, et see on nagu lahe, nagu me täna siin räägime, et minust see on väga vabastav ja teretulnud ja mõnus asi, et plaanid on sellised, et rohkem aega pühendada võib-olla tavapärastele asjadele, mis võib-olla tundub nii tavaline, aga samas ei ole nii tavapärane. Ma ei tea, võib-olla tavapärane asi see, et ega ma ise ka nagu suht vähe, mulle ei meeldi väga passimine, aga just see, et ega mul endal ka, kuna ma Ironmaniks treenisin, siis kuidagi nagu oma sõprussuhted, ma ei ütle, et nad nagu loiuks jäid, aga et mul oli nagu enamus plaanid läksid kõik spordi peale, et ma veetsin palju aega kas ujumas rattasõidul või jooksul, et võib-olla nüüd ka see, et... Ja okei, enne kui me lõpetame, mitu tundi päevas peab ettevalmistusi tegema Ironmaniks? Ma arvan, et pigem, mul on raske nagu tunde öelda, aga mina kindlasti, ma arvan, et ma treenisin päevas 3 tundi kindlasti. Iga päev? Või... Mul oli vähemalt kindlasti 1 puhkepäev, aga ma tegin... Kas nädalas või terve perioodi peale? Jah. Ma arvan, kui tavainimesed teaksid palju nagu... trenni võib-olla mina teen, siis nende jaoks tundub ka see imelik, aga ma ei tea, mulle meeldib. Ega rattatrenn ka võtab palju aega, 2-3 miinimum. Kui me rääkisime Helgoriga nädal aega tagasi, siis ta ütles, et siuke normaalne pace on nädal, kus on ujumine, ratas, jooksmine, jõusaal, 1 puhkepäev ja let's go.
jaa, aga tead, kui sa selles rattas sees oled, siis see tundub sulle hästi loomulik, et ma teen hästi palju jõusaali, ma olen süsteemselt teinud nüüd umbes üle aasta ja ülihea, et mulle andiski see jõusaalis käimine hästi palju eelist teiste ees, et kes ei käinud jõusaalis, nad kohe tundsid, et vajaka jäi sellest. Et selles mõttes jõusaal on, ei tasu alahinnata, ütleme nii. Mis plaanist? Mis teie plaanid, poisid, on siis? Natuke aega ühtegi treenerit ei kutsu enam rääkima. Järgmiseks võtta mingi IT-mehe või midagi. Ma ei tea. Samas ma võtsin eelmine kord puljongi mehe, ikka oli Ironman teemaks. Ei, siis peab mina rääkima lihtsalt. Sa tahad kõigi käest küsida, mis nad Ironmanist arvavad. Võib-olla see oli nii aktuaalne teema, vaat selle pärast lihtsalt nagu inimesed. See oli äre just. No ja kuidagi, see oli kokku sattumus, et lihtsalt järjest inimesed, kellega me rääkisime KFCastist, olid sellest osa võtnud. Mis on ka oma, et... Vaata, Ironman on selline asi ka, mis mulle paljud tuttavad ütlevad, et see on niisugune asi, kuna see koosneb 3 alast. Ujumine, ratasjooks, et inimesed tahavad ennast proovile panna, et kui sa võtad maratoni või poolmaratoni või võtad lihtsalt eraldi, kõik asjad paned nagu eraldi seisvalt, siis see tundub nagu köömes, eks ju. Aga pane need kõik kokku lihtsalt, et see nagu rahvas kuidagi kutsub. Et see on nagu see, ma arvan, mis nagu jah, et rahvas tahab näha, kas ta suudab nagu neid 3 ala teha. Ja mind ennast ka huvitas ja oli liiga äge oli poisid! Ma lähen panen ennast teki alla kinni. Andrei läheb praegu koju, teeb mõnusa sauna ja mõtleb, et mõtlen natuke. Jooksma, siis kohe ujuma korraks. Ja ostab ratta endale. Ei, kuule, Andrei, teeb mis kõige hullem veel on. Sa oled täpselt võistlustrajektoori kõrval, vaata, saad kõik asju juba läbi praktiseerida, et nagu see on juba tuksis sul. Et sul on, ja vaata, nagu sa rääkisid, kuidas see kaif teie omaks sai, et sul on nagu praegu ka siuke veits kahtlane värk on sellega. Ainult ujumine on harkus, aga siin on sul pikk maa. See on veits kahtlane. No me leppisime kokku juba, et alates 4. oktoobrist Tali ujumiskeskuses iga nädal vähemalt kord. Tähendab, mitte minuga. Tähendab, täpsustame. Lepime kohe kokku, mitte minuga. Ma olen rohkem ronija tüüp. Ronime sinna jääauku siis. Ei roni. Okei, kus sind leiab enamasti? Mind leiab MyFitnessi klubis, nii et tulge sõbrad trenni, paneme proovile, leiame sinu elu uue energia. Tulge Rävalasse või Postimajja. Postimajja ja no see fucking Studio X teil päris lahe, aga ma ei ole harjunud sellega, et sul pärast mingi sääred värisevad pool päeva veel. Ei, sa pole veel harjunud, sa oled hetkel, Andrei, vaata veel, su keha peab nagu taastuma sellest suvest perioodist. Et kõik inimesed, vaata, kui sa pole kaua aega teinud, siis ongi algus nagu raske ja pärast on nii mõnus. Nagu sa ütlesid, 17 päeva ja nii hea olla juba. Siiamaani higin oli hommikust alates. All right, ja kui me räägime internetiavarustest, siis mis on su põhiline kanal, kus näeb su tegevusi? No ma arvan Instagram ikka, et Facebook on juba niuke tahaplaanile jäänud. Katrena ja Tugev Tee on taga. Tugev Tee ja siis näeb sind kui suunamudjad seal on ju. Mingis mõttes kindlasti, jah. Mingis mõttes kindlasti. No, vaata, 2 arvamust on tekkimas. Uber-influencerid. Ei, mitte seda. Et 2 arvamust, 2 influence'i teema poolt siis meile on tulnud. Loodetavasti üks läheb kohe ronima, teine läheb otse ronima, juba hakkab broneerima siin aegasid. Perfect, aitäh sulle. Perfect. Pum, 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 pum. Ping, 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 ping.